Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tere, head Pereraadio kuulajad! Viimastel päevadel oleme rääkinud väga tõsistel teemadel. Lisaks sellele on raadioeetris, nii nagu kogu meedias, sageli ka sellised, kuidas öelda, kriitilised teemad. Kipub meile ju silma jääma ikka see, mis meie elus on pahasti ja nii me sellest ka tahame rääkida. Aga tänane saade, ma loodan, tuleb igati positiivne erand. Nii nagu juba viimati, kui minu vestluskaaslaseks oli härra Einar Laigna, sai välja lubatud, on tänane saade siis sellest, mida on meie elus meie ümber head ja positiivset. Ja saade tuleb ikka pikk, nii et head ja positiivset on küllaga. Ma loodan, et me igaüks oleme täna valmis enda ümber siis ka vaatama ja seda head ja positiivset ka märkama. Minu vestluskaaslaseks on siis, mina ütleksin, filosoof ja suur mõtleja Einar Laigna. Iseennast ta palus tutvustada lihtsalt kui Eesti riigi kodanikku. Soovin sulle head ja tähelepanelikku kuulamist. Olemine ja olemas olemine.
oleme täna siin taas ühiselt vestlusringis siis härra Einar Laiknaga. Eelmine kord, kui jututeemaks oli suhteliselt selline trööstitu teema, meie rahva olevik ja tulevikuga seoses paistab ei ole palju positiivset, aga sai kohe kuulajatele ka välja lubatud, et järgmine kord, kui istume siia laua taha, siis tuleb jutuks see positiivne elu pool. Ma loodan, et kuulaja on seda nüüd rõõmuga oodanud ja soovib ainult kuulata, mida siis vaatamata kõigile nendele hallidele toonidele elus, mida võiks ka positiivset välja tuua. Üle lootuse läve, nagu kadunud paavst seda nimetas oma missiooni, siis meie tahaksime ka hoida lootust ja uskuda heasse. Ja seega mul oligi see mõte, et kui ma õige üritaks niisugust küllaltki rasket ülesannet, et kas me suudame pool tundi vestelda ainult heast ja ilusast meie ümber, ilma et me kordagi langeme kriitikasse või midagi arvustama või mingeid puudusi esile tooma. See on raske ülesanne. Ja just selle tõttu, et niimoodi üritada, sest kui ainult nurised selle üle, miks seda keegi ei tee, siis oleks õige proovida, kuidas omal välja tuleb. Üritame siis täna oskust näha ilusat ja head meie ümber. Ei hakka üle kordama pikalt, et igapäevases elus ju meie põhitähelepanu kahjuks köidab see, mida on vaja korda teha. Aga juba see ise näitab seda, et eesmärk on hea. Tähendab hea, õige, see on see, mille poole me püüdleme ja ei saaks öelda, et seda elus ei ole. Vastupidi, kui me hakkame väga nii selge pilguga enda ümber vaatama, siis tegelikult hea hulk meie ümber on ju määratu suur ja kindlasti palju suurem kui halva hulk. Peab oskama seda näha. Kõigepealt kogu sotsiaalne elu on ju koostöö. Ja koostöö on see, et me kõik abistame üksteist. Kui ma täna mõtlen ainult poole päeva peale, siis sellel poolel päeval on olnud mul vaja teiste inimeste abi 4 korda ja sellel 4 korral ma olen seda abi kohe ja lahkelt saanud ja abi valmilt. No kas see ei ole ilus siis? Ja kui ma selle poole päeva peale mõtlen, kas siis on midagi ka olnud, mis selle vastand on, ei olegi. Kas pole siis põhjust olla juba selle poole päeva üle rõõmus, õnnelik ja tänulik. Nii et kogu sotsiaalne elu on ju tegelikult see, et me igaüks oma oskuste, võimete ja selle töö raamides, mida me teeme, ja ka väljaspool seda me osutame kellegile mingeid teeneid, mingit abi ja pidevalt võtame seda ise teistelt vastu. Teisiti ei ole inimlik koostöö ja elu üldse võimalik. See on elementaarne, me kõik teame seda, aga eriti sageli ilmselt me selle üle tõsiselt ei mõtle. Ma tahaksin rääkida ühe väikese loo, mis kunagi mind ääretult tõsiselt selle üle mõtlema pani. Mina noore mehena armastasin niisugust eraklust ja olin haaratud väga filosoofiast ja mul oli võimalus eraklikult ka elada ja filosoofiad ja hulgas on ju palju inimesi ka, kes on ka olnud niisugused siiski suuresti ühiskonna elust kõrval ja pooleldi vaatlejatena. Ja me teame ka, et filosoofia tihti saadab niisugune filosoofiline põlgus nende inimeste suhtes, kes ei ela filosoofi elu. Ja eks see muidugi nakatas ka mind, niisugune filosoofi katusekambri suhtumine, hoiakut ja lähen poodi ja ostan leiba ja järsku selle leiva läbi, mis mulle ulatati. Tol ajal leib anti nii, et sa küsisid ja müüja sulle ulatas selle. Leib maksis 20 kopikat, see tähendab peaaegu muidu. Ja järsku see oli niisugune tore nagu selginemise hetk, et üks väga lihtne elutõde toodi silmade ette. Leib on ju sõna, mis võtab kokku kõik selle, mis me eluks vajame. Selle ulatasid mulle üle leti teise inimese käed. Ta osutas mulle ühe teene. Selle leiva olid sinna poodi toonud leivatoojad autoga. Nad tõid selle leiva tehasest
kus olid inimesed, kes olid leiva küpsetanud. Leiva küpsetamiseks oli tehasesse toodud, jälle keegi tõi jahu. See jahu toodi veskist, kus teda oli jahvatatud, mida tegid jälle inimesed. Veskisse toodi vili, mida jälle inimesed tõid, kes olid selle kasvatanud. Need inimesed, kes vilja kasvatasid, olid kündnud põldu, külvanud, kasvatanud vilja. Vihm ja päike tulid appi selleks, et see vili võrsuks. Ja niimoodi mõtiskledes jõuad sellest leivast, mis sulle ulatatakse looduseni, mis laseb kasvada, vihm, mis sajab kõikide peale sõltumata kurjadest või headest. Päike paistab kõikidele inimestele ühtemoodi ja siis ei ole enam raske sealt ka näha neid suurusi, mida me nimetame absoluudiks, jumalaks. Ja sellest kõigest niisugusest mõtisklusest seal samas leti taga ja pärast selle leivaga kodus. Võib-olla see oli üks minu ilusamaid noorepõlve filosoofilisi mõtisklusi, mis pani uuesti ka jalad maa peale, aga nii, et pea jäi taevasse. Ja kõige selle lõpptulemus oli sügav tänutunne sees. Ja järsku ma tajusin nagu oma suurt võlga kõigile teistele inimestele. Istud siin raamatu kuhja otsas, targutad, hakkad kõiki lollideks pidama. Aga siis lähed poodi ja selleks, et elada, sul on leiba vaja. Ja selle leiva saamiseks on nii paljud inimesed, nii paljud institutsioonid, asutused, asjad pidanud oma tööd kõik sujuvalt tegema, et sina selle leiva kätte saaksid. Ausalt öelda, ma pean tunnistama, isegi mul oli nii iseendas vähe häbi. Aga leib maitses kindlasti kohe eriti hästi. Muidugi maitses, aga see oli tore ja kasulik mõtisklus, mida ma pole kunagi unustanud. Ja see on saatnud mind läbi elu ja kindlasti head vilja kandnud. Nii oli siis see rida. Ja nii kui hakkad vaatama kõike, siis tõepoolest näiteks üks töökoosolek oli, kus ma ütlesin, et ma tulin teile külla ja kuulama ära, rääkige nüüd kõik, mis teid vaevab, mis mured teil on. Noh, ma olin nagu tõmmanud tammi eest ära ja hädaldamisel ei olnud enam lõppu, mis siis tuli. Siis jäi niisugune mulje, et kõik on kuidagi pahasti. Ja siis ma sain ise ka aru, et asi on viltu läinud ja ütlesin ilus. Nüüd vaatame asja teist pool, nüüd vaatame seda, mis hästi on. Hakkame hommikust pihta. Me tõusime üles hommikul, oleme terved. Kas pole see tore? Keegi pole haige. Nii, mis me siis tegime? Läksime vesime ennast, kraanist tuli vett, tuli, sooja ka, on see hea. Oleks kuskil midagi rikkis olnud, siis seda poleks olnud, on nii. Edasi me läksime sööma, oli süüa. Ja niimoodi siis lugesime terve päeva peale kõik need head asjad ülesse. Kõikidel läksid näod järsku rõõmsaks, aga kõigil oli ka kerge häbelikkus näol. Et kontrast oli ilmne, oli selge. Ja see on väga õigesti, kui on tihti ka töökohtades niisugused väikesed paberikoopiad seina peal, naerunägu ja alla on kirjutatud või peale mõtle positiivselt. No see on tõesti õige. Ja see on niivõrd ainuõige soovitus, see peaks lausa olema mingi osa elust, et me ka õpime ja õpetame seda. Iga asi on õpitav, igat asja peab õpetama. Ja kindlasti peab ka õppima, nägema ja õpetama nägema seda, mille nimi on ilusat ja head meie ümber. Et kui hea poole pealt hakkad vaatama, siis vastupidi, mis mulje võib tihti muudest asjadest saada, see muudab ikka täiesti pilku elule. Ja muudab ka suhtumist teistesse inimestesse. Kuhu see siis peab meid välja viima? Vaatame mõningaid alasid. Võtame tervishoiu. Inimene, kes on haige olnud, inimene, kes on haiglas terveks ravitud, see mõistab ja saab aru, mis see on. Mida on teised inimesed sinu heaks teinud? Ja milline süsteem on käivitatud tööle selleks, et inimese tervist taastada? See on ju lausa imeline mõelda. Mida meditsiin teeb? Mida ta on suuteline tegema. Ja see, kes on olnud haige ja terveks saanud, see kindlasti mõistab olla tänulik ja saab sellest aru, mida see tähendab. Võtame Päästeamet. Inimesed, ja küll võidakse öelda, et Päästeametis, et makstakse palka nendele, kes töötavad või tuletõrjes või.
aga on ametid, mille ülesannete täitmisega on seoses risk sinu oma elule. Päästeametil on niisugused ülesanded, kus tihti seatakse oma elu ohtu selleks, et päästa teise elu. Mis te arvate tuletõrjujatest ja Päästeameti töötajatest, kes panevad oma elu kaalule selleks, et päästaks kass põlevast majast ja ta teeb selle ära? Kas see pole imeline? Ja vaat see ongi see ilus osa elus, millel tegelikult elu püsib. Ja loomulikult seostus see kohe, nagu me nägime, ohvri mõistega. Heategu on ohver, aga ta on niisugune ohver, mis kannab alati vilja. Ma mäletan ükskord ühes poest linnaservas midagi asja ostes selgus, et mul jäi natuke raha puudu. Seal oli täiesti võõras inimene, kes ostis sama asja ja andis mulle lisa. Ja mina siis küsisin, et kus ma teda homme võiksin linnas kätte saada, et võlg ära maksta. Summa polnud küll suur, aga sellest hoolimata. Ta hakkas naerma ja ütles, et las käib ringi asi, küll see kuskilt ringiga jõuab minuni. Heategu rändab. Ja kui inimesele endale on nii tehtud, siis teeb ta ise teistele nii. Ja seega see hakkab kasvama. Igaüks, kes saab mingi niisuguse teene, kui talle see edasi öelda, et sa ära maksa mulle, sa maksa kellegile järgmisele. Näete, kuidas heategu hakkab paisuma. Helilooja Arvo Pärt, kellega 8 aastat lähedalt sõbrustasin, tema oli niisugune helde inimene. Ta sai ühe muusikapreemia ja ostis siis nagu ikka kunstiinimene, ega ta praktiliselt ei mõtelnud või kes teab, mis see praktiline mõtlemine ongi. Vaatame ära asja. Ostis Leningradi, tol ajal Leningradi sealt komisjoni kauplusest 18 sajandi vasegravüürid. No see oli terve varandus. Neid oli terve rida pilte oli. Täl päeval olid kujutatud jesuiitide ordu kindralid läbi aja sinna maale, kus siis neid tehti, neid pilte. Ja ütleb, et see on nüüd tema põhikapital ja pärisvara. Läks natukene aega mööda, ma vaatasin, et see pildirida jääb kuidagi seina peal lühemaks. Ikka lühemaks ja lõpuks on 2 pilti seina peal. Ja tema võtab siis eelviimase ja ütleb, vaata Einar, see on sinule. Ja põhikapital oligi tal laiali jagatud. Nii et tema käivitas kah niisuguse toreda helduse ringi ja igaüks, kes niisuguse helduse osaliseks sai, see muutis elu täiesti. Keegi ei lugenud seal kunagi, kui oli temal raha, oli minul raha, oli minul raha, oli temal raha. Ja tulemus oli see, et meil oli alati raha. Aga sinna juurde veel see tore sõpruse tunne ja see rõõm. Ja see, et sa ei arvesta, ei pea mingit arvet või. Nii et see on ikka tõepoolest õige, mis öeldakse, nagu enne vanasti öeldi, et Jumal tasub. Ja see on õieti öeldud, väga õigesti. See on mingi seaduspärasus maailmas, et kui sa lülitud sellesse ringi, kus toimib see ringlev heategu, vaat see on Jumal tasub. Ja kui selles ringis oled ja koged seda, siis mida rohkem sa ise oled lahtise käega helde jagad, sa ei pea seda muidugi tegema selle tagamõttega, et siis tuleb sulle rohkem tagasi. Aga paraku nii on. Nii et see on üks kummaline universumi mingi objektiivne seadus, mis niiviisi toimib.
olemine ja olemasolemine. Kumb rõõm on suurem, kui neid saab niimoodi võrrelda, kas see, kellele see heategu on tehtud, ikka kui ta on hädas olnud, siis tema rõõm on kindlasti suur. Või siis selle heategija rõõm, kui ta saab aru, et ta on võinud valmistada teisele head meelt ja võib-olla tõesti, kui ta adubki niimoodi mõistuslikult, et ta on äkki liikuma pannud ühe meeldiva liikumise. Tore on saada, tore on anda, veel toredam on nii anda, et sa tunned, et sa oled andnud. Ohvri kohta öeldakse, et kui annad, siis anna nii, et valus on. Mina olen ise loodusetu vana kolukorjaja ja niisugune muuseumis elav inimene. Ja iga niisugune vana telefon või vana kirjutusmasin või vana kastrol või mis tahes, see on suur varandus, mida sa hoiad. Sõber on mul ka muuseumi omanik ja tema muuseum on avatud teistele inimestele, Käsmumere muuseum. Mina tundsin, et ma pean midagi ära andma, et ma olen liiga niimoodi kinnistunud nendesse asjadesse. Ja kinkisin esimese asja ära, ühe vana kirjutusmasina ja siis ühe vana telefoni. Ja järsku tundsin, et alles nüüd need asjad said mulle oma õige väärtuse. Ja ehkki nad ei ole hetkel nüüd enam, ütleme nii minu valduses ja minu käes, aga seal, kus nad nüüd on, ma ei oskagi seda täpselt kirjeldada, seda sisemise rõõmu tunnet, nad on edasi minu omad, aga kuidagi palju väärtuslikumal. Et ta ei pea sinu käes olema, ta ei pea sinu, ütleme nii, nagu me ütleme, omandis olema. See peab täiesti teistmoodi olla. Nii nagu lähed õhtul välja ja vaatad tähist taevast ja vaatad planeete ja vaatad kuud ja on minu omad. Iga õhtul lähen ja vaatan neid. Ja ei ole vähematki seda tunnet, et ta peab mul tingimata olema siin omal riiuli peal. Ükskõik kus ta. Kes ei vaata, kes pead üles ei tõsta, see ei saa ka enda omaks pidada. Mul on sõpru, kellega ma kuu kaudu suhtlen, et kui on täis kuu, siis vaatame sinna või helistame ja ütleme tervitus läbi kosmose 300 000 kilomeetrise ringiga. Nii et mina võin öelda ise tänulikult nendele inimestele, kes on olnud heldekäelised ja abistavad ja seda on tõesti elu jooksul palju olnud. Teised inimesed on minu heaks teinud ääretult palju. Ma olen elus käinud sellepärast, et on olnud arstid, kes on sellest hoolitsenud. See on õpetanud siis palju elus tänulikkust ja head ja ilusat nägema. Toome veel niisuksi näiteid. Jätame lehe lugemise kõrvale ja sõidame mingile rahvaüritusele maale. Läheme Palmse mõisa suvel. Käsitöömeistrid müüvad oma kaupa. Silmad säravad. Suhtled, lähed, räägid, vestled. Avastad järsku rahva. Et rahvas on nagu sinu eest varjul, kui sa iga päev tööl käid, kui sa lähed ja suhtled. Siis sa alles näed, kui palju on imetoredaid, mõistlikke, tarku inimesi, kes kõik midagi kena teevad. Kui palju on oma algatuslikku, eriti maal torkab see silma nagu rohkem, kui seal liikuda. Missugused inimeste kõik võimalikud head algatused on. Kui õpid tundma, siis näed alles, kui palju ilusat ja head kõik on. Inimesed, kes on pühendunud kas laste abistamisele või mingis varjupaigas või mis tahes või keedavad süüa kodututele või ükskõik. See on haruldane. Balti jaamas keegi vana mammi pidi olema seal, kes hoolitseb kasside eest ja see on liigutav lausa. Niisuguseid inimesi peaks lausa aitama. Nendest peaks rääkima ja me peaks rohkem tähelepanu pühendama avalikkuses ja esile tooma head, mis on, ilusat, mis on. Ja selles mõttes oli ometigi üks ilus joon nõukogude ajal, see oli tööinimese austamine. Ajalehes oli ju põhirõhk oli sellel, kes oli midagi hästi teinud, saavutanud, plaani täitnud, ületanud, töökangelaslikkusega. See pole siis paha sõna olla töökangelane, see on ju hea sõna. Et rõhk peaks olema meie avalikus elus ka rohkem heal. Kui me nüüd inimpsüühikat vaatame, siis see ütelus, et öeldakse, et midagi, et kas müüb või ei müü.
ettevaatust, siin on meil oma loht kohe libiseda kriitikasse et jätame selle ära, et kindlasti valmistaks hea rõõmu. Nõmme leht on sellepärast tore lugeda, et Nõmme lehest tuuakse esile põhiliselt positiivset, mis on avatud kuskil millegi jaoks, mingid näitused või spordist või ka rahulik tore leht. Enamasti on juttu heast, sellest, mis tehakse, mis tahetakse teha ja osatakse rääkida nendest asjadest, mis vajavad veel korrigeerimist niimoodi, et jääb mulje, et nad on lihtsalt tehtavad korda. Rõhk ei ole sellel, et ta hetkel ei ole päris korras, vaid rõhk on sellel, et ta kohe saab korda. Ja ühtlasi on ka öeldud, mis selleks tuleb teha. Et selles mõttes võib Nõmme lehte ilusti eeskujuks tuua niisuguse rahuliku individuaalelamu ja eestiliku eluviisi linnaleht, niisugune natuke rahulikum, suurest voolust kõrval. Ja sellega seoses ka väga toredad mälestused näiteks algkoolist. Me teame, et kasvatuses on 2 asja, on karistamine ja on ka ergutamine ja kiitmine. Meil oli väga tore, lisaks muudele õpetajatele, kes samuti olid toredad, aga eriliselt on meeles meil ja minu klassikaaslastel algkoolist Ernst Rungi. Ta oli vabadussõja veteran ja Esimese maailmasõja veteran ja tema kasvatusmeetod oli elutarkuse õpetamine. Kui keegi spikerdas, siis ta ütles, ise ennast petad, häbi hakkas. Ta ei karistanud, ta ei võtnud ka innet maha. Ta teadis, et sa spikerdasid näiteks ja pani sulle inde nii nagu töö oli, aga ütles, ise ennast petad. Ja see jäi nagu põletama sisse sulle. Kui keegi tegi ulakust või pahandust, ega tema ei karistanud, ta ainult ütles, omad vitsad peksavad. Ära pillu kiva külamehe kapsaed. Niisugused toredad ütelused. Ja alati oli tal midagi head elutarkust meile rääkida. Ja väga kena näide on sellest, kuidas ta tuli ükskord klassi, kui koridoris, no koolis ikka juhtub seda, et poisid vahetunni ajal energiat valavad välja ülearuselt ja meil oli suur külakuhi seal koridoris. Läbisegi olid toolid ja poisid, möllamine käis seal unikus. Tolmupilv kerkis, toolide põhjad tulid küljest ära ja üks hüüdis äkki koridorist, et nurga tagant runks tuleb. Noh, meie kõik krabinal kohe ruttu klassi, toolid jäid sinna maha ja võtame kõik ilusti rivis valvel seisangu, nagu poleks midagi juhtunud. Õpetaja tuleb klassi ja küsib, kes märatsesid? Vaikus. Igaüks meist mõtles nii, et ega mina polnud see kõige põhilisem, et sina pead ikka esimesena ütlema. Ja kõik mõtlesid nii ja keegi ei öelnud, et tema oli see, kes tegi. Õpetaja Rungi võttis taskust uuri välja, tal oli ketiga uur ja ütles, ma annan 1 minuti aega. Ja kui selle aja jooksul keegi ei ütle, siis rahmajas. Läks minut mööda, keegi ei öelnud. Ta pani kella taskusse ja ütles, ma nägin, teil ei ole kodaniku julgust, alustame tundi. Ole salahke, ei ole kodaniku julgust. Oli istutanud meisse seemne. See seeme hakkas kasvama. Kevad tuli kätte, oligi kevadine aeg, palju polnud aega sellest mööda, klass lõppes ära, 6. klass. Ja meil ei anna hingrahu. Ja viimasel lõpupäeval tulime kokku poisid ja kõik vaevlesid selle käes. Ja peaaegu korraga hakkasime rääkima, et lähme õpetajale koju külla. Lähme. Ja tunnistame üles, et meie olime need, kes vahetunni all märatsesid ja seal möllasid. Süda läks kohe kergeks, võtsime ennast kokku, läksime õpetajale koju külla, võtsime rivisse seisma. Mina olin veel see eestkõneleja ja siis ütlesin, et õpetaja Rungi, et me küll hilinemisega, aga et me ei saa rahu, me tulime üles tunnistama, et meie olime need, kes märatsesid. Palume andeks. Õpetaja hakkas liigutusest nutma ja ütles, et see on tema elu kõige ilusam päev. Ma usun, et see nii oli. Ja tema kasvatusmeetod on saatnud terve elu. See on nagu läbi elu on mindud temaga koos. Kõik ta ütelused, kõik ta niisugused elutargad reageeringud on suurepärast kasvatuslikku mõju avaldanud ja terveks eluks kaasa andnud. Miks? Sellepärast, et
ma ei ütle, et ta oli hea, ta ei karistanud. Ta oli muidugi hea, aga hoopis sügavamas mõttes. Ta armastas meid. Ja me tundsime seda. Ja kui teist inimest armastatakse, siis soovitakse talle head. Kui me tegime uljakust, tal oli valus. Aga et ta armastas meid, oma lapsi, siis ta õpetas meid. Tema tund oli alati nii üles ehitatud, et ta ütles. See, mis nüüd siin õpikus on ja see, mis tunni teema ette näeb seal geograafias või selles bioloogias, et selle võtame läbi niikuinii. Aga nüüd ma räägin teile midagi, mis teil terveks eluks vaja on. Ja iga tund ta pühendas meile 7, 10, teinekord 15 minutit vastavalt vajadusele elukogemuse, elutarkuse edasi andmiseks. Ja see ilus ja see hea on kindlasti minu ja minu klassivendade ja õdede juures ilusat vilja kandnud. Klassivendi pole enam palju järel, aga kui kokku saame, siis esimene asi on, kas sa Runksi mäletad. Ja kõik mäletavad ja kõigil löövad näod särama ja kõik on temaga läbi elu tulnud. Ilusat ja head läbi elu. Ja samal ajal mitte kahjuks kõikide õpetajate suhtes ei ole nii. Ja oli ka negatiivseid näiteid, aga nendest me täna ju leppisime kokku, et me ei räägi. Et räägime sellest, mis on ilus ja hea. Mis on siis see lõpp? Mis see lõpptulemus peaks olema meil igapäevane tänulikkuse tunne. Hommikul ärgates mõelda, kas see pole tore tajuda peale und, mis on teadvus on ju nagu sulgunud, ärkad päevale. Ärkad, see tähendab nagu teadvusele tulekut. Ja kas ei ole tore siis mõelda alati, kui inimene voodis ennast pingutab lihaseid ja sirutab, et tajub endas jõudu ja elujõudu ja energiat. Kas see pole juba esimene ilus kogemus? Päev algab, sa oled terve, sa võid tõusta üles. Üks päev ootab sind ees, see on elu. Üks päev elu. Ja mida sa võid siis kõik teha? Ja siis, kui järjest hakkad vaatama, tuled välja, päike tõuseb. Järgmine ilus asi. Nii et kui järjest positiivselt vaadates kõigele, siis need probleemid, mis elu iga päev lahendamist vajavad, lähevad kindlasti lihtsamalt ja kergemalt kõik. Oskus positiivset näha teistes inimestes meie ümber ja kindlasti selle juurde peab kuuluma tugev eneseanalüüsi võime, kriitiline eneseanalüüs. Oskus pidevalt ennast jälgida ja julgus ja oskus endale ise öelda neid asju, mida õpetaja Rungi ütles siis, kui me algkoolis olime. Ise endale öelda samade sõnadega. Kuule mees, ära pillu küva külamehe kapsad. Elu vitsad karistavad.
olemine ja olemasolemine. Ja tänulikkus ongi siis see, et kogu see pikk rida tänulikkuse tunne, see nagu see leiva ostmise lugu, mis mulle nii õpetlik oli. Niisugune võib öelda peaaegu ilmutuslik, mitte et ma seda ennem ei oleks teadnud. Ja see näitab ka seda, et teadmine alati ei mõju meile. Me võime palju asju teada. Me ju kõik teame, mis on tervislik toitumine, missugused on tervislikud eluviisid. Me kõik teame, missugune käitumine on õige ja ometi me eksime nende asjade vasta. Mis on see jõud, mis teadmise teeb tegelikuks eluks, mis teeb selle teooria praktikaks. Ja tänulikkuse tunne ongi siis see ilus kristlik voorus, et see tänamine totaalselt kõige eest. Ja kui juba on juttu, et kristlik voorus, siis kui me loeme pühakute elulugusid, siis me näeme, et nemad oskavad tänada niisuguste asjade eest, mis meile tundub alguses natukene imelik. Nad tänavad kannatuste eest. Seda me mõistame, mis see on. Kannatus inimest küpsetab, karastab, teeb elu kogenuks. Et ka neid elukülgi, mis toovad kaasa kannatusi, et need tegelikult on need, ilma milleta me inimesed ei saa olla. See on omaette väga sügav teema, kannatuse müsteerium. Ilma kannatuseta pole ikka inimesel õiget mõõdet ega õiget sügavust. Me näeme seda ka sellest, missugune vaimse elu kvaliteedi vahe on heaolu ühiskonnal ja ühiskonnal, ja selles ühiskonnas, kus asjad on palju karmimad. Missugust muusikat kirjutas Šostakovitš? Niisugust muusikat ei kirjuta inimene, kes elab heaolu ühiskonnas ja kus on kõik nii võimalikult mugavaks kõik tehtud. Kannatus, valu, surm, need on need, mis on andnud selle sügavuse mõõte. Arvo Pärdist oli juttu ja Andres Mustaneniga oleme seda arutanud. See muusika, mida Arvo kirjutas, olles siin Nõukogude Liidus. Ja see muusika, mis ta on kirjutanud nüüd läänes, sellel on ka suur erinevus. Arvo muusika on sügav ja ilus, nii see, mis siin tehti, kui see, mis on seal nüüd tehtud. Ja ometi seal on üks vahe. Tal ei ole seal enam seda kannatust, mis siin oli. Ja see, mis ta siin kirjutas, seal on see kannatus sees. Nii et see paraku niimoodi on. Suur asi sünnib läbi valu, läbi kannatuse ja tark oskab tänada ka selle eest, mis meile tõelise inimliku väärtuse on andnud. Kannatus, pingutus, ohver, valu, see, millest läbi on käidud. On hoopis teistmoodi inimene. Ja siin on sarnasus, kui tuua metallitööst ja inimese elust võrdlus, on öeldud, et mõne mehe kohta, et on tulest ja veest läbi käinud. No see tähendab, ta peab olema karastatud. Aga terastega on niimoodi, et iga teras ei karastu. Kui seal ei ole piisavalt süsinikku, siis ta ei karastu. Järelikult peab olema ka algmaterjal. Seega kõik ei karastu kannatustes. Mõned murduvad või paljud murduvad. Seega tähtis on algmaterjal ja edasi on tähtis töötlemine. Kui terase puhul on tähtis keemiline koostis ja töötlus, tagumine, kuumutamine, vette panemine, külm, kuum, kolkimine. Elu teeb meile külma ja kuuma, taob meid ja siis selgub, mis materjalist me oleme. Ühed õilistuvad, lähevad paremaks, saavad tugevamaks, osa murdub. Materjal ei olnud piisavalt õilistatud. Materjal on ka õilistatav, terast saab rikastada. Ju siis peaks ka inimest saama, et selles elutöötluses, mis ta on, toimuks tema õilistumine. Nii et ilusat ja head on meie ümber nii palju, et me lausa ei kujuta seda ettegi.
ja siin on inimene samas olukorras nagu põrgu ja paradiisi kirjeldustes. Kui põrgut on vaja kirjeldada, siis tuleb väga värvikas pilt. Lausa huvitav ja ääretult mitmekülgne. Aga kui inimene peaks paradiisi kirjeldama, siis äkki ta on hädas, ta ei oska midagi öelda, mis see on. See oleks nagu niisugune igav, nagu ei paku niisugust pinget. See näitab lihtsalt seda, et me ei ole õppinud piisavalt head nägema, hindama, mõistma enda ümber. Naljatoonil öeldakse niimoodi, et inimene eelistab põrgu minna palju huvitavam. Nali naljaks, tegelikult on siin tõsiste asjadega tegemist, mis puudutavad otseselt seda elu, milles me siin praegu elame. Sest et taevas ja põrgu hakkavad pihta siit maa pealt meie elust, meie ümbrusest ja me igaüks võime teha embat või kumbat. Küllap me teeme mõlemid. Suhtluse kaunis osa on osutada tänu, kiitust, ergutust, märgata iga väikest asja, mis väärib kiitvat tähelepanu. Ja see teeb elu ilusaks. See ergutab, see annab usaldust. Võib-olla ütleksime siis niimoodi, et see on see üle lootuse läve, üks osa, üks sammukene. Täiuslik ideaal on alati ilus ja ta peab olema. Ja samal ajal me ei küüni sinna. Kuid kui me sinna püüeldes, natukene oleme paremad, kui me sinna püüeldes suudame natukenegi head teha, on see juba suur saavutus. Nii on mind õpetatud. Et selles valdkonnas millimeeter edasi on millimeeter edasi. Minu nimi on Einar Laigna. Tänan. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.